Tulemast meie finantste avalikustamise seminaariumile, Palm ja kõik meie finantsjuht. Kõigepealt siis lühike kokkuvõte esimese kvartali tulemustest ja sündmustest. Ja kokkuvõtvalt esimene kvartal oli karmide jääolude tõttu üsna raske. Ehk vähenesid tegevusmahud ja seda siis kaubasegmendis, kuid oli siin ka tasakaalustavat mõju käibele tänu tasude tõusule. Karm talv mõjutas ka elektrienergiat ja kütuse hindu ehk kulud olid suuremad. Ja siis olid ka meil dokis mitu reisilaeva, nii et mõjusi oli. Ja samal ajal siis eelmise aasta esimese kvartali tulemusi mõjutas ka ühe kindlustushüvitis, mis me saime siis eelmisel aastal täiendavalt Botnica remonditööde eest. Aga siis sündmused. Nimetatud juba vähenenud mahte, need olid siis põhiliselt vedellastis. Samas sõlmisime kasuliku Regula kokkuleppe, ehk ta on siis asenduslaevana 2028. aasta lõpuni. See leping on siis sõlmitud ministeeriumiga kui tellijaga. Ja väga oluline on, valmis sai Paldiski Lõunasadama kai ja päris kiiresti saime kasutusloa, mis veel olulisem. Paldiski kai võttis vastu ka esimesed laevad ja siin samas pildi peal on näha ka üks väga suur maismaa tuuleparkide elementide laev, mida me ei oleks saanud Paldiski sadamas vastu võtta, kui meil seda kaid ei oleks olnud. Me siis teenindame siin esimeses kvartalis osaliselt ka teises koos Stividor firma STV-ga Läti maismaa tuulepargi ehitust. Kruiisihooaeg hakkas varem kui kunagi varem, ehk siis juba märtsi alul ja tõi meile siis paar väga suure tonnaažiga kruiisilaeva. Nii et kruiis on väga hästi mõjutanud siin nii neljandat kvartalit, oli pikem kruiisihooaeg kui nüüd ka kruiisihooaja starti ja on üks meie kasvuvedajatest reisijate äris. Kui me nüüd liigume edasi trendide juurde. Just, siis reisisadamates reisijate arv vähenes ja ka reisilaeva külastuste arv ja põhjuseks olid siis lausa 3 reisilaeva hooldustööd. Eckerö laev Lände oli terve kuu dokis, need on kõik vajalikud ja planeeritud hooldused, nii et nii ta käib, aga loomulikult siis reisijate arv selle all ka natuke kannatas. Kaubamahtudest sai räägitud, et just nimelt vähenes vedellast, samas kasvas Ro-Ro, mis on meie kõige suurem siis kaubagrupp. Reisiparvlaevad näitasid väga stabiilset tulemust. Sõidukite arv kasvas, reisijate arv veidi kahanes, müügitulu positiivne. Ja ka muude all on Botnica, mis tegi siis sama prahipäevade arvu ehk kasutusmäär oli sama, mis eelmisel aastal. Siin on näha siis ka täpsemalt reisijate arvud kvartaalselt ja aastate lõikes
eks me aastate lõikes näitame seda numbrit, et hästi tähtis on, et just laevakülastused ei kahaneks, oleks stabiilsed või oleks kasvutrendis, nii et me ikkagi loodame ka selle aasta terves lõikes reisilaeva külastuste stabiilset arvu. Dokid on selja taga esimeses kvartalis ja loodame, et siis ülejäänud kvartalid on väga stabiilne. Kaubamahus sai välja toodud juba vedellasti kahanemine esimeses kvartalis tänu rasketele jääoludele, lihtsalt kõik tankerid ei pääsenud läbi ja samamoodi siin on ära toodud aastate lõikes kaubamahud ja laevakülastused. Nii et kaubamahtudes me ikkagi üldkokkuvõttes loodame mõõdukat kasvu jätkumist, prognoosida on väga raske, geopoliitika mõjutab, aga ütleme nii, et eeldused kõik muidu on olemas. Reisiparvlaevandus stabiilne, siin pole midagi rohkem kommenteerida kvartalis ja ka Botnica tegi stabiilse kvartali. Botnica nii-öelda selle aasta prognoosi me kommenteerime natukene hiljem. Võime lihtsalt öelda, et esimene suvetööleping on allkirjastatud, kui kõik sujub plaanipäraselt, siis juuni alguses Botnica väljub Põhjamerele sukeldustöid teenindama. Lühidalt tulevikust. Me jätkuvalt usume mõõdukasse reisijate arvu kasvu, seda siis põhiliselt toetab kruiisikülastajad nii reisijate mõttes kui ka laevakülastuste mõttes. Võime öelda, et siis on juba broneeritud kaid 20% võrra suuremaks laevakülastusteks. See siis tõenäoliselt aitab ka kruiisireisijate kasvule kaasa ja mis on positiivne, et laevad reeglina on suuremad, kes meid külastavad. Nii et loodame head kruiisihooaega. On ka märke, eks seda siin mõjutab ilm ja ka majandusolud, aga on näha ka Soome turistide kasvu taas. Nii et arvame, et sellise esimese kvartali mahajäämust nüüd teine ja kolmas kvartal toetavad. Ja loomulikult on meile oluline ikkagi läbi rääkida uute ro-ro või konteinerliinide üle ja sellest me anname loomulikult teada ka börsiteates, kui me oleme mõne pikaajalisema lepingu sõlminud. Võin öelda, et läbirääkimised käivad nii Paldiskis kui Muugal. Sai mainitud, et Paldiski uus multifunktsionaalne kai on kasutuses, ametlik avamine toimub nüüd mai teises pooles. Teeme ka müügitööd ehk loodame järgmised lepingud, ka pikaajalisemad lepingud saada just nimelt kaile 6A ehk uuele kaile. Militaartranspordi teenindamine on kasvutrendis, et see kai on tõepoolest väga tugeva kandevõimega, väga spetsiaalse rambiga, nii et me saame nüüd väga erinevat raske ja üldkaupa sellel kail teenindada. Tööstusparkide kampaania osas tahaks ära tuua, et kuna Muuga küllaltki suure ala saime tagasi hoonestusõiguse näol, siis olemegi nüüd käivitanud rahvusvahelise kampaania Muuga pikale kaile ja 20 hektarisele tagalale. See on suurepärane ala, see on siin ka slaidil näha. Meil mingeid investeeringuid teha ei tule, see kai on väga heas korras,
ja ala on vaba ja sooviks sõlmida siis pikaajalise hoonestusõiguse kas tootmiskompleksi või logistikakompleksi ehk uue operaatoriga. Nii et on käimas selline rahvusvaheline kampaania mitmetes kanalites. Loodame sinna võimalikult huvitav klient leida. Vähemalt eeldused kõik on väga head ja mingeid vaidlusi enam selle alaga ei ole. Siia lisandus nüüd üks oluline fookus veel, see on meretranspordi koridoride arendus. Tuletan meelde, et meil on siis selline koridoride leping sõlmitud Helsingi sadama ja operaatoritega, mis hõlmab ka Muuga Vuosaarit. Eelmise aasta novembris kirjutasime Stockholmi sadamaga alla, samuti Tallinn, Stockholm, Kapellskär, Paldiski koridoride lepingu, mis hõlmab endas loomulikult kõigepealt mahtude kasvu, teiseks, et me teeme seda jätkusuutlikul teel, otsime Euroopa rahastust ja nüüd oleme alla kirjutamas siis Saksamaaga koridori lepingut, samuti mai keskel on plaanis siis allkirjastada nii Lübecki kui Hamburgiga selline merekoridori arendamise leping. Meil täna on juba laevaühendused nii Lübikusse kui Hamburgi, aga loomulikult on võimalik neid mahte kasvatada, otsida uut laevaliini. Ma arvan, see on oluline mitte ainult Tallinna sadamale, vaid kogu Eesti ekspordile, et kasutataks rohkem meretransporti, et oleks rohkem konkurentsi logistikaahelates. Ja loomulikult siis kinnisvaraäri ettevalmistus. Selle koha pealt me võime siin ka hiljem natukene rohkem kommenteerida, et siis küsimusi on ka selle kohta, aga põhimõtteliselt on nüüd 2 planeeringut Tallinna linnavolikogu vastu võtnud ja me ette valmistame siis konkurssi, mida tahame siis varasügisel turule tutvustada. Ja lõpuks on efektiivsuse tõstmine fookuses, nii lähitulevikus kui pikas tulevikus. Siit ma annaks sõna Andrusele üle siis majandustulemuste ja numbrite kommentaariks. Aitäh! Majandustulemused esimeses kvartalis siis peamised mõjurid olid kokkuvõtvalt rasked jääolud, kõrged energiahinnad. Samuti eelmise aasta võrdlusbaasis oli meil üks ühekordne kulude vähendus sees ja laevade dokitööd ehk need peamised mõjurid finantstulemustele. Nüüd ridade kaupa müügitulu vähenes natuke vähem kui 1% ja kujunes siis 28,2 miljonit eurot. Vähenemise taga siis ongi siin vähenenud laevakülastused, mida reisisadamates mõjutas peamiselt regulaarliinidel sõitnud laevade dokitööd. Öeldud eelpool, et Finlandia oli siin pikalt teemal, samamoodi Tallinki laevad Victoria ja Rootsi liinilaev samuti teatud päevade arv, mis siis tõi kaasa selle, et laevakülastuste arv vähenes ja vastavad tasud ja samuti oli seal ka mõju reisijate arvule ja reisijatasudele, seal küll väiksemas ulatuses. Ja kaubasadamates siis laevakülastused olid peamiselt mõjutatud jääoludest. Vahepeal oli siin jääklassi nõuded sadamatesse sisenemisel, mis siis tähendas seda, et jääklassiga laevade prahtimine on iseenesest kallim. See kaup oli ka nii-öelda ootel, et see siis mõjutas laevakülastusi ja laevatasusid kaubasadamates. Vähenes ka renditulu, seda mõjutas peamiselt üks leping, mis ongi siis lõppenud kohtuvaidlus MPG Agroproduction pankroti üle. Me saime need maad tagasi, aga eelmisel aastal siis kajastasime seda, kuna see on suur ala, 20 hektarit siin, et kajastasime seda tuludes, samal hetkel hindasime ka kohe mitte laekuvateks need nõuded ehk kulupoolel ka, et ebitama ei olnud, aga tulupoolelt siiski. Et
need olid peamised mõjurid, tasakaalustava poole pealt siis elektrienergia müük. See suurenes siis peamiselt kahel asjaolul, kõrgem tarbimine ja kõrgemad hinnad ja lisaks siis alates märtsist rakendusid ka kõrgemad võrgutasude hinnad, teatavasti Tallinna Sadam on siis ka elektrienergia võrguettevõte ja eelmisel aastal läbisime siis võrgutasude muutuse protsessi, mis siis andis loa võrgutasusid muuta 1. märtsist, et sealt ka teatud positiivne efekt tuludele. Korrigeeritud EBITAs siis langus 17%, korrigeeritud EBITA tasemeks kujunes 11,6 miljonit eurot, langus siis 2,3 miljonit eurot ja siin saab siis selgituseks tuua peamiselt kolm aspekti. Esiteks juba mainitud ühekordne kindlustushüvitis, mida me siis eelmise aasta esimeses kvartalis saime Botnical 2024 aastal teostatud remonttööde eest, see oli kuskil 900 000 eurot, see aasta seda ei olnud, mistõttu siis võrdlusbaasis erinevus. Teiseks jääolude tõttu siis suurem kütuse tarbimine meie parvlaevadel ja samuti kõrgem kütuse hind. Märtsis oli siin vahe kuskil 26% võrreldes eelmise aasta märtsiga, et see siis mõjutas kütusekulusid väga oluliselt. Ja kolmandaks siis elektrienergia hind, mis siis oli kõrgem oli ka tarbimine, tulenevalt ilmast. Osa sellest me saime siis kõrgema tuluna tagasi, aga oma tarbimine kajastus kulude poolel. Siin veel oluline märkida, et parvlaevade osas on meil siis tulumudel selline, et seda korrigeeritakse kvartalise nihkega, ehk et esimese kvartali kõrgemad hinnad indekseeritakse reisitasudesse sisse osaliselt siis teises kvartalis ja sealt peaks teatav selline tulude suurenemise efekt olema teises kvartalis. Korrigeeritud EBITA marginaal langes siis 8% punkti ja kujunes siis 41%. Ja seda siis peamiselt just suuremate kulude ja vähenenud laevatasude tõttu. Tulumaksu me esimeses kvartalis ei maksnud, kuna see on seotud siis dividendide väljamaksega, mis siis toimub käesoleva aasta mais, teises kvartalis siis. Ja perioodi kasum siis 4,6 miljonit eurot, langus 2,2 miljonit eurot. Netofinantskulud vähenesid tulenevalt sellest, et Euribori tase oli madalam ja ka seetõttu, et laenujääk oli ka 10 miljonit madalam kui aasta tagasi samal perioodil. Ja investeerisime esimeses kvartalis siis 1,3 miljonit eurot võrreldes 3,6 miljonit aasta varasemal perioodil. Peamised investeeringud esimeses kvartalis olid seotud investeeringu lõpetamisega Paldiski Lõunasadamas, multifunktsionaalse kai kasutusloa saime veebruari lõpus ja sellele eelnevalt tegime siis viimased investeeringud. Ja praamide puhul siis vahetasime teatavaid tehnilisi seadmeid. Selle aasta investeeringute prognoositav maht on seal suurusjärk 20-24 miljonit eurot tulenevalt siis realiseeruvate hangete maksumusest. Nüüd tulemused veel kord segmentide vaates. Tulude langus oli siis reisisadamates, kaubasadamates, reisiparvlaevade puhul teatav tulude tõus ja Botnica tegevuse puhul siis, mis on siis segment muud all, suhteliselt stabiilne tulu. Reisisadamid mõjutas siis just laevade dokitööd ja vähenenud reisijate arv. Sealt tuli peamine mõju ja kulu poolelt siis teatavad kulud on suurenenud. Remonte tegime pisut enam reisisadamates sel aastal ja ka personalikulude pool reisisadamates pisut kasvas. Kaubasadamate puhul tulude vähenemine seotud laevatasude vähenemisega ja kaubatasude vähenemisega peamiselt, mida siis aitas tasakaalustada elektrienergia müük ja siin siis kajastub ka see renditulu vähenemine sellest Muuga sadama idaosa alast. Samas EBITA mõju negatiivne langus siin pisut väiksem kui tulu poole peal. Remonti tegime kaubasadamates esimeses kvartalis vähem. Reisiparvlaevade puhul siis tuludes väike positiivne mõju oli indekseerimise mõjul
aga kulupool ongi siis suuresti mõjutatud kütusehindadest ja kütuse tarbimisest esimeses kvartalis. Ja segment muud siis EBITDA languse taga ongi just eelmise aasta esimeses kvartalis saadud kindlustushüvitis, mis siis tol perioodil kulusid 900 000 euro ulatuses vähendas. Rahavoo poole pealt raha äritegevuses siis langes pisut enam kui 8 miljonit, aga oli 11,9 miljonit eurot. Languse taga on siis vähenenud tulud ja suurenenud kulud, samas ka seesama kindlustushüvitis eelmisest aastat muutis positiivsemaks ja oli ka ühe ettemaksu tagastamine, et see siit siis selgitus sellele mõjule. Rahavood investeerimisest oli positiivne pea 1 miljon. Me investeerisime sel aastal vähem kui eelmise aasta esimeses kvartalis ja teiseks siis meile laekus EU toetusfondidest sellel aasta esimeses kvartalis üle 5 miljoni, eelmine aasta oli see pisut rohkem kui 2 miljonit ehk sealt 3 miljonine positiivne mõju ja see EU toetusraha oli siis seotud meie eesseisva või juba käivas oleva investeerimisprojektiga, milleks on siis kaldaelektri ehitamine kruiisilaevadele Vanasadamas. Rahavoog finantseerimistegevusest oli miinus 1,7 miljonit eurot ehk 520 000 positiivsem kui eelmisel aastal. Siin siis põhjuseks peamiselt madalamad laenu intressimaksed tulenevalt Euriborist. Rahavoog kokku siis 11,2 miljonit võrrelduna 17,6 miljonit aasta varem. Nettovõlgperioodi lõpus on vähenenud, seda siis peamiselt seetõttu, et rahajääk kontol on circa 10 miljonit suurem kui eelmise aasta esimeses kvartali lõpuks ja laenujääk on samuti circa 10 miljonit madalam. Ja täiendavalt veel bilansi näitajad võrreldes siis aastalõpuperioodiga raha pangakontodel on suurenenud tulenevalt positiivsest rahavoost. Põhivara on vähenenud tulenevalt siis amortisatsioonist, investeerisime siis vähem kui oli perioodi amortisatsioon. Passiva poole pealt siis omakapital suurenes perioodi kasumi võrra, muud kohustused on suurenenud tulenevalt siis saadud Euroopa Liidu toetustest ja kohustused ise siis 1 miljoni osas vähenenud tulenevalt maksetest. Ikka meil on siin ka paar lisaslaidi tulude jaotuse ja EBITDA jaotuse kohta, mida siis võite rohkem huvi korral vaadata. Aga sellega meie poolt esitlusele tõmbame joone alla. Oleme tagasi 5 minuti pärast, et vastata teie küsimustele. Mõned küsimused oleme saanud juba ette ja kellel on küsimusi, siis palun seda Teamsi kaudu esitada. Näeme varsti.
Nii, me jätkaks küsimustele vastamisega ja ette on tulnud mõned küsimused ja osa on ka lisandunud nüüd. Aga esimene küsimus. Millised on olnud arengud Muuga tööstusparkide kasutusse andmisel? Sai mainitud, et oleme käivitanud just uue rahvusvahelise kampaania endisele MPG-le ehk söealale mahus siis 20 hektarit pluss väga hea ja pikk kai üle 300 meetri. See just algas, siit on raske veel mingisugust tagasisidet anda. Küll oli meil eelmine lokaalsem kampaania tagalaaladele ja sealt käivad meil praegu läbirääkimised ühe kaubavedajaga, aga need läbirääkimised ei ole veel lõppenud. Nii et sealt me loodame saada kaubamahtu ja kui hästi läheb, siis veel selleks aastaks. Ja siin teine küsimus, milline on Muuga sadama MPG ala kampaania hetkeseis, see sai siis kirjeldatud. Millised on edusammud Paldiski Lõunasadama kai uute liinide või lepingute kindlustamisel? Siin ma pean natuke jääma kidakeelseks, sest läbirääkimised käivad meil ühe suure ja ühe väiksema tegijaga. Jutt on siis lausa teatud komponentide tootmisest sellesama uue kai tagalas. Aga see saab siis teadvustatud samuti läbi börsiteate, kui me jõuame lepinguni. Neljas küsimus. Millised on siis JetGaasi LNG terminali projekti arengud? Meie vaates on arengud positiivsed. Eelmise aasta lõpus sai JetGaas ehitusloa ja kui kõik sujub, nad võiksid alustada see aasta ehitusega ehk investeeringuga. Ja meie poolt takistusi ei ole, vastupidi, me aitame igati kaasa ja loodame, et ehitus läheb lahti. Vajadus just nimelt rohelise LNG, bio-LNG osas on turul olemas. Nii et neil JetGaasil on nii tööstuslikke partnereid kui laevafirmasid. Ma arvan, et selle kauba jaoks turul ruumi on. Ja järgmine küsimus siis puudutab renditulude langust esimeses kvartalis. See sai siin esitluse käigus ka käsitletud, et peamine põhjus siis ongi just see MPG ala, kus siis eelmisel aastal me kajastasime seda tuluna ja samal hetkel ka hindasime kohe ka mitte laevukuvaks selle tulu, ehk et EBITale seal mõju ei olnud, aga kuna tegemist oli suure alaga, siis ta paistab meil aruandes tuludes välja, aga nagu öeldud, siis jah, konkurss on juba korraldatud, et loodame sealt siis tulemusi. Järgmine küsimus. Millised on plaanid lootused kaubamahtude suurenemisele tulevikus? Esiteks, eks me oleme väga palju sõltuvad üldisest majandusolukorrast, meie lähinaabrite makromajandusest ehk siis kokkuvõtvalt ekspordist ja impordist, aga esiteks me oleme näinud nüüd natuke suurenenud eksporti. Just kvartali lõpus tulid vist ka teated siin märtsikuu kohta. Need on siis tegelikult elektroonikaseadmed, teatavasti läbi meie sadamate tarnitakse ka suurtootjate Ericssoni ja ABB nii tooret kui toodangut. Nii et seal on mõningad positiivsed märgid meie ekspordi suurenemisele ja me teeme endast kõik oleneva. Konkreetselt siis läheme sõlmime nüüd ka sakslastega uue kaubakoridori lepingu, mis võiks aktiviseerida kaubavahetust. Meie delegatsiooniga on kaasas ka 3 laevafirma esindajad lausa presidendi tasandil ehk teeme oleme teinud korraliku eeltöö. Loodame väga, et elavdame kaubamahtu nii Paldiski kui Muuga sadamas. Milline näeb välja Botnica prahtimise kalender sel aastal, et Botnica siis jah, eelmisel aastal oli prahitud välja keskmisest madalama perioodi, sellel aastal siis
saame öelda, et esimene suvetöö osas on leping sõlmitud ja kui kõik hästi läheb, siis laev väljub siin juunikuu jooksul töödele kuni 26 päeva ja siis regulaarse teeb ka töö nii-öelda täiendavate tööde leidmisele ja kindlasti oleme sihiks seadnud sellise keskmise prahipäevade perioodi suveperioodil täita, et selle nimel töö käib ja kui vastavad uudised on, siis börsiteate vahendusel siis kohe ka anname teada. Ja kinnisvaraarendusest siis küsimus, et millal võiks näha rahavoogusid. Kinnisvara osas siis linnavalitsuse poolt sai detailplaneeringut 2 ala osas vastu võetud. Üle suve loodame, et toimub avalik väljapanek ja avalik arutelu, millele järgnevalt siis võiks olla kehtestamine siin sügise alguses näiteks. Aga mis puudutab rahavoogu, siis me plaanime olla valmis konkurssidega siin peale suve, et minna konkursiga välja, ehk siis rahavoog nendest peaks lisanduma järgmistel aastatel, pigem 2027. Kas varasem väljavaade selle aasta kaubamahtude osas on muutunud seoses sõjaga Lähis-Idas? Õnneks sõja mõjud on olnud väga vähesed siiani ja me loodame, et nad jäävad väga väheseks, sest nad mõjutavad rohkem vedellasti ja vedellasti osatähtsus on tänaseks väga väike meie portfellis. Nii et me hindame selle aasta kaubamahtude saavutamist üsna sellisel planeeritud tasemel. Sest meie kõige suurem kaubagrupp RoRo näitab kasvu tendentsi, et me arvame, et ta kompenseerib siis, kui see vedellastis nii-öelda sõda negatiivset mõju avaldab. Aga veel kord, vedellasti osatähtsus portfellis on jäänud väga väikeseks. Kas võimaliku Kasahstani transiidi osas on toimunud mingisuguseid arenguid? On toimunud. Muuga sadamat külastas siis esinduslik delegatsioon, kus oli siis nii Kasahhi riigi poolt aseminister ja siis alla kirjutatud riikliku ettevõtte juht. Nii et tutvuti meie sadama ja operaatori võimalustega, aga konkreetset kaubavoogu veel liikunud ei ole. Nii, me korra kontrollime, kas on veel küsimusi tulnud. Näib, et mitte. Suur tänu huvi tundmast, suur tänu tähelepanu eest ja jälle nägemiseni.